ja Andrei Jämsa fännklubi siis valgetes särkides. Nemad on eranditult olnud ja on, kus praegu on olnud siis ka vee peal sõudjad. Ja seal näete praegu istus maha siis Oleg Vinogradov on Eestit esindanud, tema siis paarisajaru neljapaadi koosseisus Ateena olümpiamängudel, kus nad siis saavutasid 9. koha. Tollases koosseisus ka veel Igor Kuzmin, kes täna siis siin väljas on. Ja Raimo Hull, Aleksei Pitsov on meil seal. Aleksei on olnud kergekaalusõudja pikka aega ja Deniss Sõn, kellest ka enne jutt oli. Ja siin loomulikult on Tartu mehed, esindavad siis Arena spordiklubi ja selles koosseisus teeb kaasa ka väga päris. Jalgamaalimees ja läks ja Arena on kõige võimsamalt praegu seda sõitu siin alustanud. Andrei Jämsa fännklubi on mõne meetriga küll maas, kuid sõudjatena ja eks-sõudjatena on nende tehnika võib-olla natukene parem, kuid kohe-kohe me näeme, kas see on eelis. Siiski läheb praegu Arena ilmselt oma teed ja 300 meetrit circa on veel minna. On nad tõesti juba 8-9 meetriga ees ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi mehed seal ka Jämsa fännklubiga suhteliselt linna-linnast liikumas. No mul on küll tunne, et võitjas siin ei tule kahtust. Arena spordiklubi Tartust on väga tõsiselt valmistunud selleks võistluseks ja nagu te näete, siis juba 16 meetrit. Kui nüüd on küsimus, kas ministeeriumi mehed või Jämsa fännklubi, nad on võrdselt praegu. Ja vaid meetriga kaotavad nad Jämsa fännklubile. Ja nüüd on täpselt võrdselt. Kuid see vahe ikkagi seal tiksub siia-sinna, kord ühe, kord teise kasuks. Ja viimased 50 meetrit tuleb neid väga andmine. Sellest ütleb ka finaali kohta, ma seda ei tea. 1.25 siis ka Arena. Ja tõesti seda võib sellega võidu.